Leib ei ole minu välja mõeldud. Leib on ammu enne meid olnud. Ja sellepärast ma tunnen, et see on meie kõigi kohus seda väga tähtsat toimingut, leivategu edasi jagada, pärandada ja õpetada. Panime hakkama selle leiva juuretise, millest me siis nüüd leiba hakkame tegema. Ja tahaks teile kõigile näidata, mis sellest sai. 24 tundi on möödas, mis sai sellest, mis me siia kaussi panime. Tulge vaadake lähemalt. Näete, kuidas ta mullitab. Näete, milline kirme on siin peal. See kõik on väga õige. See näitabki, et see leiva juuretis on elus ja et ta toimetab ja töötab täpselt nii, nagu peab. Ja et see kõik on see, mis paneb selle leiva kerkima, teeb ta õhuliseks ja maitsvaks. See kauss ei pea olema puust. See kauss ei pea olema savist. See kauss võib olla sinu kõige armsam plastmassist kauss või klaasist kauss. Et nagu paljud on öelnud, et kindlasti peab olema puunõu. Ei pea. Peaasi, et see on sinu armas kauss, kus meeldib tainas teha. Alati kui segad, sega nii, nagu liigub päike ja nii nagu liigub kellaosuti ja ikka päripäeva. Vastu karva ei taha keegi silitamist saada. Ja paneme siia suhkrut. Ma olen siin ära mõõdetud, paneme sellise tassitäie. Paneme siia suhkrut. Soola ma panen siia umbes 2 triiki teelusikateid. Siis paneme päevalilleseemneid ja kaerahelbeid. Nii, ja nüüd ma panen siia seda jahu juurde. Ja kohe varsti te näete, kui paks peab olema leivatainas. See on üks selline maagiline küsimus. Kui paks ta peab ikka olema, kui vedel ta peab olema. Palun maitske, mis ma siia sisse panin. Tulge proovige. Tulge proovige. Nii, see on veel natuke liiga vedel. Panen siia natuke veel jahu juurde. Kas te kuulete, tuleb natukene nagu sellist lurtsuvat heli ka või? See on õige hääl. Näete, patsti, see on õige. See tõesti on õige. Vot nii. On hea, eks? Hästi hea. Leivavormi võib määrida margariiniga, võiga. Ja ma arvan, et see või maitse, mis sinna leiva sisse läheb, on hästi hea ja on ikkagi korduvalt parem kui küpsetuspaber. Imeilus. See on nüüd üks paremaid, aga võib olla ka palju vähem. Ütleme, et see on ülieeskujulik. Siis, kui sa tahad, siis sa võid teda märja käega üle patsutada, võid siledaks teha. Ja siis sa võid teha siia isa, poja ja pühavaimu nimel võid teha need 3 auku. Paljud on mõelnud, et mis 3 auku need on, aga see ongi isa, poja, pühavaimu nimel ja ta tuleb eriti siis hästi esile, kui sa teed selle taigna nagu siledaks. Aga mina ei tee, sellepärast, et ta läheb nii kui nii, vajub kõik kenasti ära ja nii nagu ta ise siis tahab. Aga meie proovime täna nii, et paneme selle ahju, panen 40 kraadi peale, pane alguses 50. Koduahjudel ongi niiviisi, et seal ei ole 40 kraadi, on 50 esimene. Panete sinna kerkima ja tõmbate natuke irvakile, et seda suuremat soojust välja lasta, sest kui sa liiga kuuma jälle kerkima paned, siis surevad need bakterid ära, mis peavad kergitama. Ja see küpsetuse temperatuur on siis 250 kraadi ja 1 tund. Ja siis sa mitte ei lõika seda sooja leiba, vaid murrad. Seda murtakse. Kuna ta on siin hästi tuline, siis tuleb ettevaatlikult võtta. Oi, päris kuum on. Nii, paneme siis sooja leiva lauale. Panna siia rätiku sisse niimoodi hellasti. Näete, selline ta on. Ja paneme ta siia
rätiku sisse. Nii, ja nüüd tema järel haudub siin sees siis mõnusalt oma soojuses veel, võib olla üks tunnike, kui teil on aega. Kui ei ole aega, kõht väga tühi, hakake kohe sööma. Aga murdke ikka sooja leiba, ärge sooja leiba lõikama hakake, ärge talle noaga kohe ligi minge. Sööma! Supile! Aga siis palun supi kõrvale. Supi kõrvale, tänapäeval siis nagu supi kõrvale. Vanasti oli leiva kõrvale supp.